viimati nüüd kohale jõusid, peaksid kohal olema, esimesed lahkud ei ole veel ka ära rääginud. Hea ajastused praegu. Ja juhatan siis selle mõttega, et ilmus meil siin väga hiljuti raamat kodudoktri ilmunud Aleksei Matjastorovski jududest. Ja nüüd need kaks peakangelast ongi meil siin, et rääkida selle raamatu ilmumisest, kuidas nad selleni jõudsid, kuidas nägi välja selle raamatu kirjutamine, sest meie jaoks oli see väga tore üritus järjekordselt, sest see on teine raamat teie poolt meie kirjastus, mida võidite ja teie raamatud on alati olnud mitte ainult meil, vaid igal pool mujal väga populaarsed, eeskätt muidugi Aleksei raamatud ja ma kohe märgin ära ka, et selle raamatu sünni juures olid ka meil kaks väga asjalikku toimetajat. Siiri, kes on siis kodudoktri peatoimetaja, kes oli selline oluline koordinaator selle protsessi, ja Eda, kes on siis meie raamatu osakonna poolt seda raamatut koordineerinud ja saimegi väga sellise toreda kujundusega värvilise raamatu, nii nagu tihtipeale need loomad ka oma elus värvilised on. Aga siis, et kõik nüüd ausalt ära rääkida, et mida te sellest raamatust ise üldse arvate, et kuidas see teil õnnestus, kas oleks saanud paremini või on see selline tore asi, mis pidigi sellisena välja tulema, kas see jäi midagi kripendama ka? Väga tore raamat ilmus. Paremini saab igat asja saab paremini. Siis kui raamat oli juba üldiselt kirjastuse ilmumise protsessis, et selleks ajaks ja täna kodudoktri ajakirja jaoks me kirjutasime 5-6 võib-olla rohkem uut kogu peatükki, sest see raamat saigi niiviisi valmis, nagu ma pean tunnistama ausalt väga paljud minu raamatud. Ja nüüd meie Mattiasega raamat, see oli meil esimene, kus me oleme mõlemad autorid. Jah, kus me oleme ametlikud kaasautorid. Aga Mattias absoluutselt hindamatu abiga on väga palju raamatuid tehtud ja tema vanema venna Markuse abiga loomulikult ka. Markusega on ka nüüd üks kaasautorlusraamat sul. Jah. Sama Lätiga. Ja see on teekond Urust templisse. See on tänapäev kirjastus. No kuidas loomaliigid, reaalsed loomaliigid pääsevad müütidesse, satuvad müütidesse, mis nad seal teevad, miks nad üldse seal on ja mis on nende saatus vastavalt selle, milline see müüt on. See võib olla hukaduslik mõne loomaliigi loomulikult, nagu ainide müüdid karudest. Aga see selleks. Nüüd selle raamatuga lugu on olnud niiviisi, et ma iidsetest aegadest olen tuttav kodudohtriga. Doktor Jänes lõi kodudohtri ajakirja ja pöördus minu poole palvega kirjutada kõiksugu asjadest, mitte just loomade enda või oma, loomariigi oma tervishoiuvõtetest, vaid konkreetsetest loomadest ja natukene mainida siis ka nende tervist mingi määral, eks ole. Ma olen joonistanud talle ka sinna kõiksugu asju. Doktor Jänesele ja tema toredale tütrele ja pojale. Vat, tema poeg oli minu loomaringi liige. Ja siis kui lõpetas gümnaasiumi, ütles mulle, palub vabandust, et tema hakkab nüüd hambaarstiks õppima. Mitte soovi. Aga see kõik selleks. Nüüd kui rääkida selle raamatu loost, kelle idee see oli, ma ei tea. Ilmselt sinu.
no ilmselt jah, lõpuks võib-olla sinna jooksis. Ja päris alguses ka. Suur tänu, suur aitäh. Ja meie on väga tänulikud mis teil on avatud seal ajakirjas, aga ma tahtsin veel lisada seda, et tegelikult ilmselt kõik panid tähele praegu, kui lummavalt Aleksei suudab rääkida, et tavaline küsimus, mis talle esitada, seda on väga huvitav kõik kuulata ja mul oli võimalus umbes 1,5 tundi tagasi taksoga sõita ja mis seal taustaks mängis oligi Aleksei intervjuu tegelikult Neeme Rauaga, nii et tegelikult oled sa täitnud meie eetrit ja meeli juba aastakümneid ja mina mäletan väga ammusest ajast neid huvitavaid lugusid, mida sai raadios kuulata, nii et väga tore on see, et väga paljud nendest on ka nüüd kaantama. Aitäh. Jah, tõepoolest, ma olen eelkõige rääkija, mitte just kirjutaja. Lubagi, ma tunnistan ausalt. Ja kõige esimese, no tõesti esimene raamat, mis ilmus suurepärase kirjaste toimetaja ja tõlgi Krista Kaera, algatusel see loomult loom. See oli tõesti Krista idee. See on siis Varrakati kirjastus võtta paarkümmend Kuku raadio loomult loom, muuseas loomult loom. See tiitel ei ole ka minu loodud. See on Viipalu Katri. See on tema loom. Nii et mida ma oskan? Ma oskan rääkida loomadest. Muidugi ma oskan nendega manistada ja muidugi nendega suhelda ja neid uurida. Kuid kirjutamine. Lugupeetud kaasautor, suurepärane kirjutaja, võrreldes minuga. Ja muuseas, ka narratiiv, jutuvestmine on viimase peal, kuid kirjutamine, kuidas Mattias kirjutab, räägib, kuidas me teeme need artiklid. Ma proovin ilma, kui on vaja. Et jaa. Ma vastaks ka su esimesele küsimusele kiirelt, et kas jäime nagu ragule. Et jah, et raamat siis sündiseks kodutohtri artiklite kokkupanemisest, mida on nagu selline kollaaž. Ja selle raamatu kirjutamisel Alekseiga meil oli kogu aeg selline, et tema on suur jutuvestja ja iga kord, kui talle annad sisendi ja sealt tuleb midagi välja. Ja see on selline, see ongi tema kuld, aga iga kuu aja tänat, kui me seda lugu siis nagu lugu tegime, jälle tuleb jälle mingi sisendi, siis sealt tuleb mingi lugu. Aga et kuidas seda nüüd teha narratiiviks, mis läheb terve raamatu pikkuseks on ju. Et see oli väljakutsuv ja kindlasti ma tunnen, et ka suur sisemine kriitik mul on olemas täitsa. Et tunnen, et kindlasti oleks tahtnud võib-olla rohkem veel seda viimistada, et kuidas neid lugusid omavahel kokku siduda. Et kui üks lugu lõpeb, siis see järgmine lugu ei oleks nagu võõrkeha, et tekiks narratiiv. Aga jah, eks see kirjutamise protsess oligi sellest ajendatud, et kui see idee tuli, meil oli selleks ajaks juba terve hunnik neid kodutohtri lugusid oli valmis. Aga võib-olla nende lugude kirjutamisel samamoodi tegelikult, et võib-olla meie arusaamad Alekseiga, et mida see rubriik seal kodutohtris võiks endast kujutada, olid kohe natukene erinevad. Et mina olen alati selline, mulle meeldib üldpilt, ma olen selline nagu generalist, mulle meeldib selliseid suuremaid üldiseid vaateid teha, aga Aleksei on jällegi, nagu ma ütlesin, sisend ja tal kohe tuleb nii see loom ja siis me räägime sellest loomast ja sellest loomast ja see on kõik nagu väga huvitav. Aga kuidas see üldpilt sinna tekitada, see oligi minu pusimine suures osas. Ja üks alguspunkt oligi siis, kui me seda artiklite sarja alustasime, oli Konrad Lorentsi see suur, mis see oli, instinktide parlament, eks ole, et see on nagu sellist 5 peamist käitumist, instinktide nagu sellist nagu süsteemi
ja me mõtlesime, et läheneme siis sellele kesksele teemale loomade tervishoid läbi selle Konrad Lorentsi pakutud struktuuri. Niimoodi saab kohe laiemat narratiivi, on ju, et me räägime need esimesed 3 numbrit sellest, siis 3 numbrit tollest ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis kirjutamise käigus tekkisid ka üha uusi ideid ja niimoodi ta siis hakkas tulema ja ma ei mäleta praegu palju neid lugusid lõpuks meil valmis oli sellel hetkel, kui see idee raamatuks tuli, aga üle 20. 30 on praegu. Nii et see on ikkagi peaaegu 1,5 aastat olime selleks ajaks juba. Aga me kirjutasime siis juurde ka, et kui see raamatu idee tuli, siis oli vaja kogu see asi üle toimetada, mugandada raamatu formaati ja konteksti. Selles osas oli palju abil ka absoluutselt jällegi kodutohtri rahvalt, et keeleline toimetus. Suur tänu. Ja see oli kindlasti vägagi koostöö, aga koostöö sujus meil väga hästi. Aga kas te paljastate meile seda ka, et kui teil on selline koostöö omavahel Isa-Poja koostöö sellise raamatu kirjutamisel, et kelle sõna siis peale on teil mingi vaidle omavahel näiteks? No jaa, on küll. Kuidas te lahendate, kuidas te jõuate siis konsensusele, mis sinna sisse läheb? No mina ütleks, et viimane sõna jääb mulle. Tegelikult ei, no siis mõtlesin, et mina sõnastan. Väga lihtsalt põhjusel. Väga mõistlik viimane sõna. Okei. No see hästi praktiliselt see näeb niimoodi välja, et me kirjutame ta koos valmis, ehk siis, et Aleksei räägib ja mina kirjutan. Mina sõnastan ja Aleksei annab konteksti hästi palju. Aga ma ka suunan teda hästi palju. Jällegi selleks, et seda narratiivi on ju pikemana hoida. Siis ma teen loo lõplikuks ja siis Aleksei saab tegelikult selle viimase pilgu, et ta loeb läbi, vaatab, kas talle kõik meeldib ja kui temalt tuleb thumbs up, siis läheb see juba Siirile. Ja thumbs up, Aleksei üks suuri, minu jaoks üks kõige suuremaid, ma nüüd teen komplimendi sulle, väärtuseid on see, kui väga talle meeldib kiita inimesi ja kui väga lahke ta on ja eriti oma lastega. Ta on alati nii siiras vaimustuses minust. Alati, kui me seda asja koos tegime ka, siis ta alati nagu patsutab mulle kõvasti selja peale, et tule super, saada ära. Nii et jah, keeruline tegelikult öelda, et kellele viimane sõna jääb, aga me ei saada enne välja, kui me oleme mõlemad rahul. See on kindel ja mõttes väga täpselt ja seal juures meil on suureks vaimustuseks ja kadeduseks lühidalt. Ja väga täpselt kirjeldas seda protsessi, täpselt nii see käib. Loomulikult, minu poolt on ka zooloogiline redaktuur, aga see viimane teksti lugemine, see on täiesti selline. Aga jah, sisuloome ma ütleks ka niimoodi, et mina rohkem panin nagu rõhku sellele, et kuhu me nüüd võiksime minna sisuliselt, et millest me võiks edasi rääkida. Ja siis jällegi Aleksei pakkus väga palju konteksti selleks, et aga okei, kui seda, siis räägime näiteks sellest. Ja väga tähtis meie koostöös moment on selline ja see on tõesti Mattiase teene. Mattias ei unusta, kellele me kirjutame. Ja, see oli alati. Kunagi mulle tehti kompliment, aga see oli tõesti 90 aastate alguses, siis kui tekkis Eesti Nõukogude laste entsüklopeedia Eneke peatoimetajaks, nii Ene kui ka Eneke, see bioloogilise osa peatoimetajaks oli minu lemmik ülikooli professor kadunud Viktor Masing. Ta oli peatoimetaja. Minu artiklite kohta ta ütles, et vähestest autoritest, kes saab aru, kellele ta kirjutab, aga Eneke oli lastele, ei ole kunagi olnud probleemi. Leida ja arendada narratiiv, mis on suunatud lastele, eelkooliealistele, kooliealistele, gümnasistidele, kes tahes õpilastele. Koolipapa olen niisugused orgaaniline, kuid Mattias saab suurepäraselt üldlugeda soovidest ja vastuvõtmise oma pärast aru. Tõesti, minust palju paremini.
nii see läheb, nii see hakkab minema. hästi. aga mul on selline küsimus näiteks, et tegelikult see läheb nüüd sellise üldteema peale, et kui lastefilmi Shrek oli Rääkiv eelsel, siis noh, põhimõtteliselt tegelikult see mängib ära. jah, vist küll jah, aga nad tegi inkognito veel ära, et kui inimesed räägivad loomadega veel, et siis vastupidist nagu ei ole, aga kas on huvitav mõni selline loom, kes nagu suudab nagu ennast inimesele arusaadavaks teha ja väljendada või tahabki nagu inimestega rääkida peale koera või on veel mõni selline loom, keda tegelikult võib kiita selle eest, et ta oskab ennast väga hästi väljendada? Muidu, loomulikult. No, hästi kiiresti. Kas ma kasutan? Kõvemini räägid, siis ei ole vaja, kui sa räägid nii tasa, siis võiks. Okei, kui ma nüüd paraseks olen. Selge. Ma olin umbes 4. kursi tudeng, see oli sügisene aeg. Tähtvere metskonnas, kohe Tartu, vastu Tartut, eks ole. Ma olin metsas, siis novembrikuu algus, hindamise aeg sõbralistel, ka põdral. Ma seal käisin ja no, nagu ma metsas käin, kiirusega umbes 102 meetrit pooleteise tunni jooksul, sest seened, putukad, rämblikud, loomade tegevusjäljed. Mets on väga põnev koht, see on suur kontekst, suur raamat, eks ole, mida sa loed ja loomulikult head raamatut sa ei loe diagonaalist, selge. Nii et ma ei pannud tähele, kui ma sattusin umbes 10 meetri kaugusele, mis asjast põdrast. Suur oma sarvedega, loomulikult novembrikuu, turniiride aeg. See põder seisis, et häält ei teinud, ta vaatas mind. No loomulikult küll nägemine on lemmukist loomadele, eks ole, näevad kõige paremini vasakule paremini. Kiskjad ja hüppajad, nagu Afrika inimesed, näeme otse, eks ole, stereoskoopiline nägemine. Nüüd see põder siis poolenisti profiilis seisis ja vaatas mind. Ma targasin paika. Mida tegi see põder? Ta astus hästi lühikest sammu, umbes nii jämeda tüvega kase ligi. Pani sõrad ja sõrad liikuvad. Põhjapõdral loomulikult, aga meie põdral ka sõrad pani kokku. No, see on nüüd nagu karuoda, terava servaga selline. Ja ta lõikas selle kasekese pooleks, vaat sellise löögi. Ja siis vaatas mulle otsa. Ma kuulsin, kuidas ta küsib, kas küsimusi on. Ja loomulikult ma ütlesin häälega, mitte loomadega ei tohi sosistada. See on hirmus heli, väga kõrge. Kõrged helid on alati hoiatavad, võib-olla hädaldavad. Teine asi, et kui on vaja kedagi šokki ajada või momentaalselt kohutavalt hirmutada, no siis mööda terviseks. Kuid ohusignaali otsasin kohutavad hääle. Nii et räägin loomadega, on niiviisi. Ja siis ma olen väga paljudes olukordades seda kasutanud ja alati viimase peale. No minu lemmik Velina, mida ma võin korrata, on ikka Puškini muinasjutus, mis on Vladimir Pekin tõlkis. Terefürst, miks on su silm soomedad kui sortu silm? Küsid niiviisi, eks on. Ja niiviisi ma rahustasin looma ja territooriumile sattunud loomahallikust välja saanud 18 aastast äärmiselt ohtlik loom. Mekid, Krossi ooperi peakangelas, mafioosa nimega Šimpans, isane. Ja nii ma saatsin sõnumi ka karule, voorel, kelle jäljed veel päeva peal tõusid minu poole, ta oli mõne sekundi. Tagant oli siin ja nüüd on kindlasti metsas. Kõik on vaikne, ju karu on seal koha peal. No ja siis ma loetame seda luuletust. Ja sellest hästi piisab. Eks selle põdrale ma lugesin ka midagi muud vist. Ma ei mäleta juba, mis luuletust ma põdrale lugesin. Aga loomulikult ma hakkasin tagurdama. Ja põdrale sellest piisas.
suhtlevad meiega, aga omal spetsiifilisel moel. No näiteks, šimpans kutsub enda juurde umbes sellise žesti häälisuse. Tagurdab selge ees, vaat nii, ja teeb sedasi. Tule nii ju. No kui miski, tal ei ole halba kavatsust. Ja kõikidel loomadel on täiesti konkreetsed kindlad oma elul, oma kavatsuste, oma seisundi, oma aktiivsuse kohta, sõnumi saatmiseks. Soosimiotika, kommunikatsiooniprotsesside märkide süsteemi loomulikult. Aga loomad, kes on inimestega kontaktis olnud, õpivad suhteliselt kiiresti ja põhjalikult inimeste kommunikatsioonivõtteid ja märke, just nimelt märke. Nii et see on täiesti võimalik. Teineteise mõistmine praktiliselt kõigise loomadega. Mina tean selle luuletuse ülekümmega, mis luuletuse pealkirja nimetus. Mine tea, äkki kuskil, ma ei tea, paaris kuskil kunagi võib vaja minna sellist inimestega pigem nagu. Kas see on vist see Tsar Saltani see poeem. Ja see on, jah, Neiu Luik küsib nokral noore vürsti, keelevürsti. Miks on su silmad sobedad, kui see on su silmad? Jah, väga hea lause, suurepäraselt pehmelt kõlavad, rütm, eks on, kõik loomad saavad sellest aru. Aga kui rääkida loomadest üldse, siis kui keegi satub teie koju, kas leiavad nad eest mõned loomad ka seal praegu? Minu pojad tütar on praegu seal. Teisi loomi momendil ei ole. Teistes liikidest ei ole. Oma liigist ei ainult nii. Aga sellest täiesti piisab. Ja tegelikult hetkel ei ole. Jah, iseenesest meil oli ka üks küsimus ette valmistatud, et kuidas nagu põhjendada seda, et inimesed on ammusest aegadest väljendanud seda, et kui inimesel on lemmikloom, siis peremees lõpuks nagu tema nägu. Kas sellega on mingeid ka seoseid võimalik välja tuua? On küll. Võib minna oma looma nägu. No ma ei tea, kui sarnaselt inimene võib minna oma näiteks, kui tal on lemmikuks kääbus põrsaga. No selleks ikka peab olema kindlade või loomapäraste näojoonte, eks on, rääkimata juba kehaehitusest. Kuid käitumise poolest ja liikumise hoiakute poolest sarnasus areneb väga kiiresti ja see on vastastikune. Tuletage meelde, et kindlasti igaüks on näinud, no näiteks mitte esimeses nooruses, meesterahvas, võib-olla naisterahvas, oma koeraga. Ja kui sel inimesel on siis kindel kõnnak. Ja kui see koer on selle inimese juures olnud mõned aastad, mida palju, tegelikult paaris aastast piisab. Sellel koeral on täpselt sama kõnnak. Ja see ei pruugi olla lonkamine. Iga kõnnak on, jah, omapärane. Ja loomad väga kiiresti tajuvad seda, kas vastupidine nähtus on ka reaalne. Kas inimene hakkab oma looma moodi liikuma. Mõned liigutused inimene õpib, võtab üle oma loomad. Kuid vaevalt, et see on just nimelt kõnnak. No, inimene võtab koera kutsikad, eks ole, jooksevad, mängivad, suurepärane. No, inimene ei hakka koera moodi jooksma, seda küll mitte. Kuid näiteks, kui kõlab mingisugune huvitav heli või vilgutab mingisugune, ma ei tea, valgusjänku, mingisugune muutus toimub keskkonnas. Ja
mis kaidab tähelepanu, siis inimene, kes on oma koeraga ja võttis koera noorelt, eks ole, 2-3 aastat, tihtipeale, paneb tähele ja seda, võttes praktiliselt koera poosi. Vaadake ja te veendute, nii see on. Ja me siin praegu rääkisime ainult koertest. Kas inimene võtab midagi üle oma hobuseni? Sõltub sellest, kui palju ta suhtleb oma hobusega ja kui tähtis see tema jaoks on. Rahvad, kelle elu algab sadulas ja lõpeb sadulas. Sadulas maha kukkumisel. Nendel rahvastel on nii kõnnakust, keha hoiakust, pea liigutusest, pilgust, väga palju hobusest. Väga palju. Jah, teie jutu kuulates tekkis mul kohe assotsiatsioon, et kui ma oleks meremees, siis tõenäoliselt minu lemmikloom oleks bokser, sellepärast tema käib edasi jalad laiali ringi, et õõtsumist kuidagi kompenseerida. Või korralik Inglise bulldogi, selline Winston Churchilli sa ei paiskata ümber. Aga jah, et mul tegelikult on üks ennast huvitav küsimus juba mõnda aega vaevanud ja see on selline, et kui San Diego loomaaias on näiteks gepardite uurid, siis sinna, kui võetakse noor gepard, väike kutsikas, pannakse nende juurde elama koerakutsikas. Koerakutsikas on natukene noorem kui see gepard ja nad tegelikult saavad sõbraks, elavad senikaua, kui koer ära sureb ja lõpuks gepard elab mõned aastad veel peale. Aga selle koera eesmärk on seal, et ta rahustab seda gepardit, kes meil on väga närviline loom ja siis see gepard suhtub inimestesse ka sõbralikumalt, ei karda kõikvõimalikke uusi lõhnu ja ei lase ennast nii palju häirida, sest ta vaatab, mida koer teeb ja juhindub tema järgi. Kas Eestis on ka teada selliseid juhtumeid, kui pannakse metsloomaga elama mõni koduloom ja kas see kuidagi on toiminud ka? Ja muidugi, Tiitranna on pidanud noori hundikutsikaid ja siis need tõesti noored, ma ei tea, 1,5 kuused, võib-olla 6-7 nädalased, 70 aastate alguses. Tiit on suurepärane bioloog, tõsi küll peamiselt lindudega tegeleb ka praegu, aga jah, et hundikutsikad on õnnestus vähemalt normaalselt pidada umbes 1,5 aastat nii tööle selle, kui hunt peab olema raba, võsa ja metsa süsteemis. Ja Tiit seda teadis suurepäraselt, kuid ta pidas neid kutsikad oma kassiga. Ja kodukass rahulik mängis nende hundikutsikatega ja ta on soe, ta on karvane ja tema liikumised on võrratult köitvad noorele imetajale, rääkimata juba lõhnast. Nii et need hundikutsikad praktiliselt elasid väga rahulikult ja nii palju kui võimalik, et sa oled sellises olukorras küllaltki õnnelikult, loomulikult hakkasid vanemaks saama ja see menetlus tuli lõpetada, viia ikka normaalselt olukorda. Kuid see on täiesti võimalik ja Eestis on selliseid asju tehtud ja see on maailmas tehtud iidsetest aegadest peale, ilmselt 1000 aastaid. Lihtne näide ja tõesti viimane selle jutu juurde. Ratsahobused. Kusjuures võiduhobused, steeplechasei ja siis loomulikult lihtsalt tohutu kiired hipodroomi, võistluste hobused, tšempionid sellised, reeglina nad on üsna närvilised. Ja igal sellisel hobusel, kui vähegi võimalik, peab olema oma kass. Kusjuures seda praktikat hakati rakendama pidama kasse, sellise närvilise, tohutu kiire, väga võimsa, äärmiselt väärtusliku selline täkk võib maksta $40 miljonit,
neid tuleb hoida nagu silmad ära. Üks mul Lamborghini, sorry, head asjad, aga hobusega võrrelda ei ole. Päris hobusega, erilise hobusega. Nii et kõigepealt hakati pidama neid kasse ja seda 100 aastaid tagasi, täiesti võimalik, et 1000 aastat tagasi. Sellepärast, et seal, kus elab ja magab kass, seal ei liigu hiiri. Ja hiir ta sahib heinas või eks ole, närvilist hobust kogu aeg paneb võbatama, seda ei ole vaja. Siis aga selgus, et kui kiisu on olemas ja siis see hobune puudutab oma sooja ninaga seda sooja kiisu ja kiisu teeb ta nina pihta. Kõik on no absoluutselt kõige paremas hiilgaas hiilgemises seisundis. Eks ole. Aga ma lubasin, et ma... Ja see on viimane juurde. Ja, et kui mõelda nüüd loomade peale ja selle peale, et inimesed oma elu üritavad natukene ilusamaks teha sellega, et kes tarbib alkoholi, kes tarbib midagi muud, kanep on viimase aega populaarne. Kas loomadel Eesti looduses on ka mingid sellised mõnuained, mida nad suudavad mida süües või ma ei tea, nuusutades või et nad suudavad endale parema meeleolu tekitada? Muidugi on. See on väga huvitav küsimus. Siin kohe võin nimetada soopihl mõlemad ja palderian ja mitte ainult kassidel. Aga mida veel? Siin ma ei ole näinud ega kuulnud, et keegi oleks seda alkaloidid, selle taimene alkaloidid kasutanud, ega see võimatu ei ole. Kuid üks konkreetne olukord Tallinna loomaaias. Meil on hiilgav juba üle 20 aasta haljastussektor. Hannes Maripuu on suurepärane selle sektori juht. Sektor on tõesti viimase peal. Ja Hannes mitu aastat kasvatas ja pani õue suvel soojale trompetliini. See on Datura. Datura on tubaka maavitseliste sugulane, parempergine, mitte midagi väga hullu, eks ole, vähemalt see vorm ja need alamliigid, keda kasvatas Tallinna loomaaias, ei olnud tõsiselt mürgid, kuid Datura on Datura. Ja oma tõsised alkaloidid on nende lilledel ka te teada troopidel, lilleks on. Sellised, no tõsi troopid. Ja meil tol ajal, kui nad olid väljas, mitmed aastad, olid väljas vabalt liikusid India sinipaabud. Ja nad olid sillas, kaifis. Nad pidevalt noksisid ja toksisid ja sõid Datura lehti ja sõid ja sõid ja sõid. Ja siis nad ilmselt olid nad tõesti pilves. Igal juhul ma olen ise näinud, kuidas üks selline kukk, kaks, üksteise järel, sõid ja see on õhtune aeg ja nad magavad, kui nad peetakse vabalt väljas pargis. Ja me pidasime neid enne esimest linnugripi Europaanikat, me pidasime neid vabalt territooriumil. Siis nad ööseks läksid suure tamme peale, mis on suure troopikamaja vastas. Siiamaani tamm on seal, oleks olnud väga suur ja ilus tamm. Hommikul oli nii mõnus vaadata aprilli lõpp, mai, suvestik, täis pulmaröö, sellised sinipaabu kukke. Ja tema on kuskil 3-4 meetri kõrgusel oksa peal, väga ilus pilt. Nagu õhtul, kui nad läksid sinna ükskord õhtul, mul oli asja loomaajal, ma olin seal pikemalt ja ma nägin, kuidas nad toksisid tundide viisi ilmselt. Mõtlesin, ma Daturad. Ja siis õhtul, kui ma läksin seal sellest tammest mööda, üks nendest kukkus patsti maha. Ja siis kukkus ka teine. Ja siis ma tegin nendele. Ja nemad midagi ütlesid. Ja ma ei saanud päriselt aru. Midagi lähed.
kask, see võib olla pajulane, see võib olla saar ja väga palju teised puud. Noh, loomulikult mitte okaspuud. Seal on vaik ja seal need puidubakterid suurt ei pääse. Löögile nii, et teeks, paneks käänima, teeks alkoholi. Kõige parem on kask. Meigi joome hea meeli on loomulikult vaher ka muidugi. Väga magus, suhteliselt magus, aga bakteritele enam kui piisava. Saharomüütses tähendab pärvid. Need pärvid, metsikud pärvid, need tuhandeid staavne, eks ole. Ja kui on puu peal, haavr, tuleb mahla, suhkur on. Kui taim on väsinud, kui ta ei suuda tõesti tõrjuda, võt neid pärvi kindlaid vorme, nad pääsevad löögile. Siis hiljem tulevad ka aktinomütseedid, kes võivad rünnata puhast tselluloosi ja kõike muud ka. Nad on seenbakterid. Siis tulevad loomulikult tselluloosibakterid kui sellised ja nad kõik välja arvatud aktinomütseedid panevad ollust, kaseollust käima. Nii et suhkur, magusus ja alkohol. Ja sinna tuleb murduliblikaid, mardikaid, sibelgaid ja kõik nad purjutavad seal nii kaua, et enam ei pane tähele, et hästas tuleb. Tuleb siis hästas. Sööb joobnud liblika ära. Talle meeldib. Sööb teise sellise. Ja ma olen näinud hästaid, kes ennast sõid purjus putukaid täis nii, et tõesti kaotasid tasakaalu. Noh, üks selline Aleksandr Nevski kalmistu peal selline kukkus nõgestesse lausa. Väga huvitavad lood, aga sellest võib väga pikalt rääkida. Ja see tuleb tõesti väga huvitavad. Eks ole, Leemur Madagaskari, kui põnev oli see. Ta võttis 1000 jalga. 1000 jalad on suured lülijalgsed. Loomad täiesti süütud. Nad ei saa hammustada, lõuad ei tööta, aga nad kaitsevad ennast eelise vedelikule, mis sisaldab tsüaneeritud orgaanilisi happeid peamiselt. Ditsüan, benzoaati, derivaate ja selliseid asju, parajad mürgid. Kohe maha ei löö, kuid väga tõsised ja haisevad nii nagu Moskva metroo Kuznetsk jaam, ütleme kuskil kella 6 paiku õhtul, suvisel päeval. Ma käisin seal esimeses klassis, siis ma mäletan seda väga tõesti tõrjuv. Nii et suurepärane vahend puukide vastu ja remurid hõõruvad ennast. 1000 jalgadega. Ja tõesti see on väga võimas vahend. Puukide, kaanide, metsakaanide vastu suurepärane. Aga leemurid peavad oma kasutad karuslahka korras hoidma. Nad lakuvad ennast puhtaks, saavad seda ollust ja see on hallutsinogeenne. Ja võt sellist vari, mustvalge, rahv või vari pika musta saba, suhteliselt suur loom. Meil on hüljeste basseini kõrval on mõned aedikud, kus suve saab need näha, hiilgavad loomad. Ja võt see elukas, ta jutis seda 1000 jalga ja ka kukkus maha lõpuks. Oi, neid lugusid on või palju rääkida, aga usun, et head inimesed pole meile midagi halba kunagi teinud. Aga ei, need olid väga põnevad lood. Ma räägin oma kogemusest lihtsalt seda, et ma olen kunagi 20 aastat tagasi Hiina ühes loomaaias, kuidas panda oli pandud, asfalteeritud mingile alale, kus oli siis mingi tõke oli ette pandud ja kõik inimesed, kes seal olid, imetlesid seda pandat selle ala keskel. Ta nägi tõesti väga kehvas stressis välja. Kuigi ta peaks olema iseenesest rahvuslik aare seal Hiinas, aga see sedasi nagu välja küll ei paista, seda oli väga kahju sellest loomast.
kas meil Tallinna loomaajas on loomadel sisuliselt kõikidel nüüd sellised korralikud elutingimused või on veel mõni loomaliik, kes vajaks oma elutingimist parandamist, kuidas teie arvates meie koduline loomaajas? Meil on päris palju selliseid objekte, kus tõepoolest aedikud, loomulikult seal on siseruumid ka, kus praegu meil elavad loomad, kus nad siiski peaksid kolima parematesse. Ja näiteks sellised on meil 2 rida, kus on meie kitslased, kohe kui tuled loomaaia sisse, eks ole, põhjaväravasse, tähendab Rocca-al-Mare pool lähed alla, seal on siis kured, neitsikured, siis on Jaapani kõnnekured, lähed veel natukene maad edasi ja siis peale illu kohvikud ja selle majandusliku hoovi aeda avada 2 rida. Ja nende ridade vahele minna ei saa, see on küll kinni, aga need read tuleb likvideerida. Loomad saavad seal elada, nad on elusad, nad isegi paljunevad seal, kui kaugelt mitte kõik, kuid need on järgmised objektid, mida loomulikult me peame asendama selliste aedikutega nagu meie alpinaariumis, mis on Õismäe poolt. Seal on 6,7 hektarit suurepäraseid aedikke, saavad tehismäed, alpinaarium. Mitte just täpselt alpimõõd, kui ei anna see välja, isegi Peloponnessimo oli see ei ole, aga ikka Eesti kohta mäed, mis mäed. Lõpude lõpuks, mille poolest on vähem mäed kui näiteks Õismäe. Lasnamäe on teine asi, see on tõesti kõrgel. Okei, nii et selliseid objekte, selliseid loomulikult on, aga üha vähem ja vähem. Ja tõesti me nüüd oleme lammutanud juba vanad täiesti amortiseerinud 2 rida. Hiljuti lammutasime ära, likvideerime seda. Enamus loomadest on head või ütleme nii, rahuldavad kuni head. Mõned objektid on suurepärased. Ilmselt tingimus on ikkagi oluliselt paremad kui kunagi. Kadrioru Lasnamäe nõnda olnud loomaajas, kus oli tegelikult põhimõtteliselt loomade piinamise koht pigem. See oli õudus kuubis. Me saime hakkama, aga see oli raske ja see ei olnud õige väga paljude loomade puhul. Karudel oli hea elu ja kitsedel ka. Me kasutasime Lasnamäe nõlma ja oskuslikult. Ja sellepärast Tallinna loomaaia nii-öelda prerogatiivne suund oli kitslased. Meil oli maailma parim kollektsioon aastakümneid ja see selleks. Seal oli väga tore Aara, kes kõigiga juttu ajas ja muidugi. See on minu lapsepõlve muidugi. See oli jõudis raamatusse ka või? See oli meil teine? Ei, raamatus on keegi teine. Aga see Aara ja rääkis inimestega, see oli proua liikmeistri teine osakond. Minu osakond oli 3. akvaarium, terraarium. Ja mul selles majas terraariumid ja akvaariumid, riiulid, aga terraariumid seisid 3 korruse pidi niiviisi üksteise peal. Ülemises terraariumis olid kõige mürgisema väikesed maad, kaasa arvatud Eva, kes ükskord ühele kolleegile, kui ta pääses, mitte kolleeg Eva, nagu pääses puurist välja ja ootas seal võimalust midagi tõske pista. Ja siis hästi pikk kolleeg Hans astus sinna sisse ja kodu hüppas talle vati jopekrae külge. See oli laudsete närvidega ja võttis loomga midagi halba ei juhtunud. Ja Eva oli umbes 5 päeva korraga. Nüüd ei annas. Oi, mida seal kõiki ei olnud. Lõpuks seltsimees Šeškina, kes oli linna Peeterkomitee kultuuriosakonna juht ja kureeris Tallinna loomaaeda. Käis meil, tore proua oli muuseas päris asjalik. Käis meil seal Kadriorus vaatamas ja iga kord ütles direktorile,
Stefanile. kõik teil on siin enamasti sokud ja kõik need sokud on ühe ja sama näoga. Ja teate, Karl Joosifovitš, see on teie nägu. sealt see sarnasus koduloomaga. Oli, keegi saab nästus ja ansambli just ei olnud nii palju kõlanud. aga Mattias, kui sul oleks nüüd võimalus kirjutada Alekseiga uus raamat, siis kas see teema oleks juba olemas või seal oleks veel välja mõeldud, millest raamat kirjutada? Ma ei oska öelda sulle. Ma ei oska öelda, kas väljaspool sellist konteksti oleks vaja abi tegelikult. No sul on vaja toimetuslikku abi, eks. Aga Aleksei tegelikult on sellist nagu originaalset sisu, et mida temaga koos ma jään vastuse võlgu. Aga tal, jah, ta vajab abi. Ta vajab abi, et narratiive kududa. Nagu ta praegu on ka viimase 40 minuti jooksul väga hästi ilmastanud lugusid. On lõputult. Aga üks narratiividest, mida Aleksei praegu tegelikult koob ja mida ma väga aitan ja väga toetan ja väga tahan näha sündimas ja ilmumas, ongi siis selline laiapoeline, mis see sõna on? Mitte elulugu, mis oli autobiograafia põhimõtteliselt. Et ma ei ütle, et ma tahaksin selle raamatu kaasautor olla, aga ma tunnen, et ma olen väga investeeritud selle raamatu sündi. Sest just sellist külge Alekseist, et mingisugune tohutu magnetism selle mehe suunas on. Ühiskond on seda meile tõestanud. Absoluutselt. Ma arvasin, et äkki on selline raamatu ilmad, aga tuleb välja, et ei ole. No otseselt osasid on. Piret Mäeots, tema tuli on ju Alekseiga sellinegi biograafiline töö. Aga võtta näpust, et kui tahaks teada, et mis mees see Aleksei on, seda temalt küsida, siis sealt tuleb, et aga seal loomajas oli siuke lugu ja see oli suurepärane. Sa oled väga, su meel on lahutatud, aga et mis seal taga siis on, et mis mees see Aleksei siis nagu selle kõige taga, et jah, võt selle asja nagu maailmasse toomisse ma olen investeerinud. Mina lugesin teist huvitavat artiklist Tiiust mõni kuu tagasi, Tiiu ajakirjast, et seal avasite ka oma perekonna taustanud. See oli nagu biograafiline. Ootame, nii et kolmekesi oleme kus mingisugust teisest väljas. Kadriorist tehti pilti meist. Ja, see oli Eesti naine. Eesti naine. Seal on poisid ja mina. Aga Tiius ja. No neid ikka tuleb ette. Aga see, millest Mattias räägib, see pole mingi saladus. Ma üritan kui mitu aastat teha sellist teksti, Keius ja on siis raamat. Vaadake, ma ei saa endast, see on aus, tunnistus, ma ei saa endast kirjanikuks pidada. Ma olen kirjutav, rääkiv, loomadega suhtlev, neid joonistab, neid uuriv zooloog. Ja see on primaalne. Nii et väliskirjanik. Jumala eest, need on suurepärased kirjanik. Mitte kuidagi ei kuulu nende hulka. Elupõline amatöör. Just, täpselt. Professionaalne ma olen zooloog, eks ole, kõik mu asjas ma olen amatöör, aga see amatöör, sõna ja see mõiste on sõnast armastus. Ja see on adekvaatne. Ja. Kuid see, millest Mattias rääkis, see on Semiosauruse memuaarid. Ja ma lubasin sõpradele ja ma isegi Kristale lubasin. Ja ma lubasin poistele, kõikidele lubasin. Ja ta see ei liigu palju, kuna on lubatud absoluutselt kõikidele. Seal see on. Ja siin on mul üle 60 keskeltläbi 15 minutist klippi. Oled rääkija, mitte nii palju kirjutaja. Rääkija olen, tõesti. Ja see on just nimelt memuaristika, see ei ole autobiograafia.
kroonikul see on oma elu, noh, oma memooria. Ja see on pühendatud loomulikult zooloogiale, zoosteatika, seda küll. Ja seal on päris kõik asju. Mind jah huvitab, et keerata seda parimas mõttes fassaadi kuidagi nurga alla, kus sealt tagant tuleks välja see, ma ei teagi, see mees selle masina taga, kes seda fantastilist narratiivi või seda, mida sa teed, on ju teed, et kes seal taga on, mis ta päriselt arvab, millal ja miks ta nukker on. Sükseid asju ma tahaks nagu no, te olete meie kirjastuses teinud 2 raamatut, ma loodan, et 2 ilma 3 ei jää, nii et kes ei teab. Kes ei teab, absoluutselt. Aga lõpetuseks küsin sellise mõtte, et teie kumbki, millist raamatut te soovitaksite täna siin kuulajatele loomade kohta üldse ja mida inimesed võiksid lugeda? Näiteks kas hiljuti ilmunud või varasemast ilmunud, mis on selline hea raamat, hea enesende kirjeldab hästi loomi ja nii edasi, et mis on selline raamat soovitus? Ma võin alustada. Jah, kui sa siin rääkisid, vastasid nendele erinevatele küsimustele, siis mul käis palju asju peast läbi. Et sa andsidki selliseid kihvti lugusid, on ju. Ja siis ma ikka mõtlesin selle narratiivi peale, et kuidas selle sama küsimuse juures, et kuidas mina selle narratiivi siis nagu prooviksin kuidagi laiemaks. Kui jutt oli, et kas loomad lähevad või inimesed lähevad oma loomade nägu, siis ma hakkasin kohe mõtlema kommunikatsioonist, et miks inimesed üldse võtavad loomi. Et nad ju võtavad neid selleks, et suhelda. Nad tahavad kommunikeerida nende olenditega ja kui tegemist ei ole sotsiopaatidega, siis see kommunikatsioon on absoluutselt kahepoolne. Seega inimesed võtavad loomi juba selle peale, seal on juba sisse ehitatud see, et nad tahavad nende loomadega sattuda mingisugusesse interaktsiooni. Ja või siis, kui see huvitav psühhedeelikumine küsimus tuli, siis mina mõtlesin, et mis asi üldse on muutunud teaduse seisund. Et jälle selline laiem kontekst, et sisuliselt parandama biokeemilist võhiklust, kui ma eksin, aga sisuliselt kõik need ained, mida me tarbime, need muudavad, need reguleerivad meie dopamiini, meie serotoniini, meie erinevaid hormoone ajus, mis siis muudavad meie arusaama, meie teadvust. Mõnuained on sellised, mis teevad seda nii, et me kogeksime siis mõnu ja häid tundeid. Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult suures pildis kõik asjad on selles mõttes teadvust muutvad ained, millega sa interaktsioonis oled. Ja kõik loomad on paratamatult ainult interaktsioonis. Ükski loom ei eksisteeri väljaspool konteksti, väljaspool keskkonda, millest ta evib. Et kui loomal on kõht tühi ja ta saab selle, ta veel jookseb järele ka ja saab selle rööviku kätte, siis tema aju premeerib teda tegelikult dopamiiniga. Ja sellel hetkel see röövik on mõnuaine tema jaoks. Ja on uuritud, et miks linnud laulavad. Et sa võid ühest küljest seda vaadata sellest nii-öelda vanakooli zooloogilisest perspektiivist, et linnud laulavad sellepärast, et nende partnerid neid kuuleks, et oma territooriumi kehtestada, konkurente peletada, aga kui sa vaatad teisest küljest biokeemiliselt ühtlasi mõlemad sama protsess, aga teisest küljest linnud laulavad sellepärast, et neile see meeldib õudselt, et nad naudivad seda õudselt palju. Sellepärast, et see on selge, et kui lind laulab, siis tema aju premeerib teda meeletu serotoniini tulvaga. Ja sellest kooruvad küsimused, et miks see meile meeldib? Miks meile meeldib, kui linnud laulavad? Ma arvan, et inimesed käivad ka laulmas selle mõtte koorilaulu tegemas. Just. Ja eks ole veider, et nüüd kevad on käes ja seal mõnid metsad ringi ja see, mida sa kõrvad seal kogevad, on meeletult ilus. Kuidagi objektiivselt inimese jaoks. Ja minu raamatu soovitus on Carl Safina Becoming Wild. Seda vist ei ole eesti keelde tõlgitud, aga ma ütleks, et see eesti keele tõlge võiks olla, et metsikuks kasvamine. Kus siis on ka zooloog, kirjutav zooloog, kes koobki täpselt selliseid narratiive, et ta vaatab nende asjade taha, et kuidas me oleme õppinud aru saama loomadest ja kuidas me loomadest aru saame, on muutnud
meie võimet neid loomi näha palju enamana kui lihtsalt, et nii, seal on nüüd mustad rästas ja tal on see kuju ja ta teeb seda häält, eks. Et näha neid nagu palju laiemas kontekstis. Ma väga loodan, et see raamat kunagi eesti keeldes ka ilmub. Ma kunagi kirjutasin arvustuse sellele raamatule ka. Google'ist on leida võimalik. Meeletult soovitan seda raamatut. Fantastiline. Carlo Zapina. Becoming White. Ja mina täpselt sama teema juurde lisaksin hea meelega, ma ei tea, kas eesti keeles ei ole vist. David Rothenberg. Fantastilised tööd ja väga huvitavad artiklid, aga minu teada on ilmunud ka raamat. Ta on hiilgav professionaalne muusik, klarnetist, ekstraklassi klarnetist, kes on üle 20 aasta, kõikjal ameeriklane, aga tal on arvatavasti ka praegu on, ma loodan, slaavnast abikaasa. Ta on mänginud, improviseerinud, muusika teinud, köörselgualodega, kontidega, Kanadas, mängises Itaalias, itaallased muuseas ei karda hutti. Erinevalt, issand on rootslastest, kes oleks edasi, võid uskuda, need oleks paraku. Ja ta on musitseerinud lindudega, isegi putukatega. Väga huvitavad tekstid. Täpselt selle teema juurde, nii et David Rothenberg. Jah, aga disclaimer, et Rothenberg on, kui ma nüüd eksti, siis ta on süvaökoloog. Ta on zooloogiad, etoloogiad ja zoosemiotikad juurde õppinud. Kui ta alustas ta ja aastaid sellega tegeles muusikuna, kes suhtleb muusikaliselt, suhtleb. Kohe kogu hingest loomadega. Tuli veel üks raamat. Yeah. Andreas Weber. Yeah. Elus olla. See oli eesti keel. See on eesti keelde tõlgitud nüüd. Oligi vist elus olla. Ma peaksin järgi vaatama, aga põhimõtteliselt see on ökoloogia erootika. Ta on üks nagu kuldseim biosemiotika populariseerijaid. Lühike raamat eesti keeles ilmunud. Seal kusjuures isegi on Kalevi Kulliga tal mingisugune lugu, kus nad istuvad. No sest Eesti on zoosemiotika üks maailma keskpunkte kusjuures. Väga suurel määral. No, suurel määral. Ma tänan väga ja Kalevi Kulli ja Kalevi, jah. Ja mida oli Kalevi selline. Aga Rothenberg on, minu meelest ta kirjutas Arne Naessiga palju asju kahasse. Et Naess, see on süvaökoloog, siuke metafilosoofia hästi. See on natukene keerulisem. Et Rothenberg kirjutas koos Naessiga ja tema tekstid, nii palju kui mina neid olen kogenud, on ka üsna, et ei jäänud Arne Naessi süva teemadest puudutamata, nii et pange vaim valmis, kui te Rothenbergi loete. Aga muidugi, kallid head sõbrad. Ma väga soovitan väga vanad, nüüd juba väga vanad raamatud. Kuninga Salomoni sõrmus. Kuninga Salomoni. Elus olla. Elus olla, jah. Kuninga Salomoni sõrmus. Ja autoriks on Konrad Zacharias Lorenz. See on hiilgav raamat, seda võib lugeda lastele, seda võib lugeda lapsed, seda on ülikõnev lugeda ükskõik mis vanuses, mis erialast inimesel. Ja see on ka suurel määral biograafiline, aga see on teadusbiograafiline. Ja Konrad Lorenz, Nikolaus Stipbergen ja Karl von Frisch lõid praktiliselt loomade liigi spetsiifilise, vastavalt iga loomal on spetsiifiline, eriline käitumise teooriad, etoloogiad, zoosemiotika järgnes sellele ja praegu on loomulikult etoloogiline zoosemiotika. On olemas ka teised zoosemiotika vormid, see areneb ja võimsalt. Kuid Lorentzi raamat ma väga soovitan.
muidugi ta on kirjutanud teisi raamatuid ka ja eesti seal on see keelde. niinimetatud kurjus. See on eesti keelde tõlgitud. Ja agressiooni tekkelugu. See minu uus variant, on see eesti keeles? Jah. See on 80 aastat. Sellele ma kirjutasin ka arvustuse kui teile. Ja see on siis niinimetatud kurjus, see on otsetõlge saksa keelsest originaaltiitlist. Sogenannte böse. Inglise keeles on aggression, aggressiivsus. Ja sellega oli muuseas Nõukogude Liidus väga põnev hetk. Oli selline Konstantin Konstantinovitš Platonov, kogu bioloogiaga seotud filosoofia ja üldse loodusteadustega seotud filosoofia temaatika peatsensor ja kõige suurim ja tähtis akadeemiline juht. Ja siis talle teatati, et on olemas selline uus teadus, etoloogia, kuidas Nõukogude Liidus sellesse suhtume. Ja siis ta ütles, no andke midagi lugeda. No talle anti lugeda, see ingliskeelne variant, ei inglise ega saksa keeles ta ei lugenud, ta palus talle refereerida ja siis talle tehti väike referaat ja mainiti, et selles raamatus on kirjas, et agressiivsus evolutsiooni tegurina on äärmiselt tähtis. Selle peale ta sai väga vihaseks. Агрессивность – это хулиганство. Какой такой эволюционный предположительный фактор? Ei mingit etoloogiat. Ja Tartu Ülikooli oli esimene 70. aastal. Tõesti 70. Või see oli see, no jah, õppeaasta 70-71 täpselt. Dotsent Ruth Link luges esimest Nõukogude Liidu ajaloos etoloogia täiskursust bioloogidele. Mina olin sellel kursusel. Meie proua Ruth luges meile etoloogiat. Okei, sorry. Ei, aga jah, et nüüd selle esituse kokkuvõtteks, et võib-olla küsime seda pidi hoopis, et kas Aleksei Mattias on teil hoopis publikult midagi küsida või kui ei ole, siis publik saab teile küsimusi küsida. Kas teil koduloomi on? Kasse? Koeri? Kas kellelgi on hobune? Mutil on küll olnud seda. On hobune? Mul on kunagi orav olnud. Orav? Kas päris korteris on? Ei, me elasime maal ja kass ajas oravapojad pesast välja ja siis üks tuli meile ja me kasvatasime selle orava üles. Aga praegu? Ei, ta läks metsa tagasi. Suurepärane. Ta käis oma kaaslast meile näitamas ka veel ära ja siis läks ja kasvatas. See sarnane sellele orav Jukuloole, mis... Täpselt sama lugu meil oli Jukuga. Meil oli Jukuga täpselt sama lugu. Suurepärane, tee midagi palun. Kui teil on küsimusi, siis palun. Kumb teist need imelised pealkirjad nendele lugudele välja mõtles? See oli ka nagu kahas. Väga äge pealkirja. Mulle meeldib igast selliseid sõnade mängisid ja isale ka. Me oleme veetnud. See on enam-vähem. See on kollektiivne. Vastastik olete genereerinud. Väga mitmeid tunde niimoodi autoga sõites, kui on vaja olnud kuhugi... Minu lemmik pealkiri või väljend vähemalt on see, et tee lapsele palju, aga putu keelega. Jaa. Isegi jõudis teile ka. See jõudis ka. Meile meeldib sõnadega mängida, et pikkadel autosõitudel me oleme mänginud sõnamänge lausa, et mõelnud loomadele uusi nimesid välja ja ma mäletan, mis igasuguseid lindudele uusi nimesid välja ja nii et jah, see kuidagi on mingi hobi. Nii et see oli suhteliselt lihtne kuidagi, hästi orgaaniliselt tuli. Hea praktika selles osas. See on tõesti kahe peal.
Ja mina siis küsiks, et kas saaksite rääkida sellest, kes joonistas illustratsiooni seal raamatu jaoks ja kes tegi selle üldise raamatu jaoks see disaini? Kujunduse. Jah. Kujunduse kõik on toimetus. Aga keda on see, kes toimetus? Kujundaja on Signe Kanarpik. Signe Kanarpik, jah. Aga selle raamatus on foto. Okei, fotodega. Aga sellesse raamatusse ja illustratsiooni ei jõudnud. Aleksei on muidu ka väga viljakas. Lihtsalt väga toredad illustratsioonid, et meie eelmises raamatus küll kodu keset aeda, selles oli illustratsioon. No, tore. Aga see väga asjalik design layout. Suurepärane, eks ole, väga hea makett. Kuidas seda öelda koos illustratsioonidega. See on suurepärane. Need pildid väga hästi hoiavad joont selle teekohal, et seal nagu annab lihtsalt visuaalset konteksti enam-vähem sellele, millest jutt on. Igat pidi asjalik. Väga tihti on tehtud konkreetne liik. Kindlasti oleks kujundaja tulnud täna, ta alati käib oma raamatute esitlustel, aga ta on Bolognas lasteraamatute messil. Ja kuna see oli president 2 päeva esitas kõnet, siis... Just. Aga me ütleme edasi, veel kord ütleme edasi. Nagu Mattias ütles, et pai ei ole kunagi liiga palju. Ei ole. Aga mina tänan teid kohale tulnud ja tänan autoreid, Mattiast, et sina üles kirjutasid need lood ja Aleksei, et sina meid lasid taaskord osa saada oma sellistest jumalatest lugudest. Meil on töökorraldus, et mina hoian kurssi ja tema sõuab. Ja lõpetan siia lõpetuseks otsa, et praegu on hea võimalus soetada sind soodsama hinnaga raamat, kui ta tavaliselt on ja saada siis autoritelt ka kõik autogrammid. Aga mina olen veel 15 minti majas, nii et kui on soovi, siis ma saan aru, et sinul oli ka pere lisa vist. Jaa, ma sain isaks 8 päeva tagasi. Just, natukene õnne. Vahetame seda naha ka vist unetutest töödest või löövad välja? On, aga juba harjume. Kena, aga aitäh teile. Aitäh.